Ma olen ka ja see on küsimus nagu sulle ja tegelikult ka kuulaja vaatajale, kuna ma tean, minu kuulajaskond on ka selline, kellele meeldib ka selline filosofeeriv ja eksistentsiaalne pool ja ka neid muidu ei oleks siin ja võib-olla selliseid pinnapealseid inimesi, ma nüüd ei taha kedagi alustada, kui ma sõna pinnapealseid inimesi on nagu vähem. Et siis nad mõistavad, kui ma küsin seda sama küsimust, et kui palju kuulajate vaatajate seast on tundnud seda, et nad ujuvad terve elu vastuvoolu ja mitte nagu meelega, vaid võib-olla kohati on mingid asju teadlikult tehtud nagu teistmoodi, aga mulle tundub, et väga palju asju minu elus on juhtunud justkui jutumärkidesena, alateadlikult või et miski juhib tegema asju teistmoodi. Ja tahaks sinult, Pille, küsida, et kui sa vaatad nagu enda elule läbi selle filtri, et sa oled ujunud vastuvoolu, olnud siis see teistsugune. Me täna jõuame siin kindlasti rääkida ka nendest väärtustest ja punktidest, mis toovad välja selle, mille poolest sa oled võib-olla teistsugune ja mida sa selle silmas pead. Aga kui sa seda vaatad, siis kas see on pigem raske või pigem kerge olnud? Kas sa soovitad seda või sa ei soovita seda? Või kui sa saaksid uuesti läbi käia sama teekonna, kas sa teeksid seda vastuvoolu ujumist või sa läheksid seda teed pidi, kus sa oled siis selle maatriksi täide või ühiskonna üks pulkadest ja mängid seda mängu kaasa reeglitega, nagu need on kirjutatud ja siis sind ka premeeritakse vastavalt, sest et sa oled osa kultuurist ja ühiskonnast. Sest mulle täna tundub lihtsalt, et kui sa oled vastuvoolu inimene, siis teatud nagu benefitid või nagu sellised kasutegurid, nad lihtsalt ei tule sinuni sellisel viisil või ei tule mitte kunagi. Vähemalt ma olen kogenud praegu, et nad ei jõua mis tahes pingutusega minuni, kui jõuab võib-olla mõne teise inimeseni, keda ma tunnen, kes on täiesti ühiskonnas nagu sees, standard mõttes.